Tere, mina olen Hendri Kivimägi ja mina olen Eesti Pro driftisõitja. See oli siis minu esimene aasta Pro-klassis ja üleüldiselt võib hooajaga rahule jääda, kui välja arvata kõik tehniliselt suuremad probleemid. Küll mingit poodiumi kohtusi ma ei saavutanud, aga võitsin kõvasti kogemusi ja ütleme niimoodi, et Pro-klassis on ikkagi kogu see võistlus tasavägisem. Ehitasin see aasta nullist uue auto. Autoks sai siis BMW E90 aastast 2006. Valisin just selle uuema 3. seeria BMW sellepärast, et ei ole mõtet hakata vanema generatsiooni autot ehitama, kui juba nullist teha. Auto tõime siis muidugist Leedust, parempoolse rooliga Inglise auto, mille siis ehitasime ümber. Kogu auto ehitusprotsess läks väga hästi, et ajaliselt olime igati graafikus ja tegime ka kogu auto bodykiti ise, et on kohti, mille koha pealt võiks natuke nuriseda, aga üldjuhul auto tehniline pool sai nagu hea. Mootoriks sai siis esialgu mõeldud 2JZ, et kuna Eestis on seda suht vähe, et siis oleks olnud mõjuv põhjus, et tuua meie rajale ka selline mootor. Peale esimest auto käivitamist olid emotsioonil laes. Läksime siis ka otse Raadi lennuväljale sirge peal esimest korda 2JZ proovima, kuidas mootor toimib. Nagu ma mainisin, siis emotsioonid olid laes ja hääled olid väga ägedad, et auto liikus edasi ka piisavalt. Sõit siis lõppes Saale kolinaga. Kuna sees olid veel originaalsaaled, siis sai nüüd tellitud kangemad racing saaled, mootor uuesti kokku lapitud ja läksime ka esimesele proovisõidule Laitse ralliparki. Laitse rallipargis olin ma taas kord üllatunud auto juhitavuse üle, auto pidamise üle. Kõik tundus viimase peal olevalt. Vaata oli see, kui rata oli välja keeratud, vaata. Et tõmbasin pinnurit küll, ma mõtlesin, mis ära ei keera, ma mõtlesin, et Muidugist võrreldes mu eelmise autoga, et kuna ma kellegi teise Pro-autoga kunagi sõitnud ei ole, siis minu jaoks oli see parem kui varem. Siis sai sõidetud selle 2JZ-iga 3 võistlust. Peale Pärnu etappi läksime uuesti dünostendi, et autole natuke jõuda juurde keelata, mis lõppes kepsu purunemisega. Peale mida siis sai ka mootorist otse läbi vaadata, kuna plokk oli mõlemalt poolt õhki ja seda mootorit ei saanud enam taastada. Mõte tuli kohe siis, et lähme BMW mootori peale üle, kuna kõik jupid olid saadavamad ja kõik asjad olid odavamad ja üleüldiselt kõike on palju lihtsam ehitada. Õlitase peab paigas olema. Peale BMW mootori paigaldust läksime ka esimesele proovisõidule, mis oli väga üllatav, kuna selle mootori jõudlus tundus peaaegu suurem kui 2JZ oma samas seades. BMW mootor on üldjuhul paremini vastu pidanud kui Jaapani mootor, et küll alguses olid vale häälestuse pärast ühesõnaga purunesid mõned kolvid. Peale korralikku häälestamist pidas auto väga-väga hästi vastu. Kuni nüüd viimase Läti võistluseni, kus siis otsustas üks klapp murduda ja mootorisse sisse kukkuda. See aasta minu jaoks kõige meeldejäävamad hetked olid kindlasti esimene võistlus, kuhu ma läksin siis täiesti uue autoga, kus kõige suuremas, kõige kiiremas kurvis libeda raja tõttu siis sai teelt välja sõidetud ja otsejoones mulla väljaotsa. Peale seda õnneks mitte midagi suurt ei purunenud peale ühe kõvera õtsapoldi ja katkise esistange. Järgmine põnev seik oli Laitse rallipargis toimunud Põhja-Euroopa meistrivõistluste etapi esimese päeva lõpp, kus samuti purunes kolb. Kartsin esialgu unetut tööd, kuid alates hetkest, kui auto sõitis garaaži, sõitis ta 2 tundi ja 22 minutit hiljem garaažist välja ka uue kolviga ja see kõik on tänu minu superluks mehaanikutele. Peale seda toimis kõik kenasti kuni viimase Läti Driftmasteris etapini, kus siis murdus klapp ja lõhkus ka sellega täielikult mootori plokikaane ja kolvi. Leidsime õnneks tänu kohalikule Läti driftitiimile Max Powerile ruttu uue mootori,
Nad lisaks varustasid mind vajalike varuosade ja tööriistadega ja siis öösel koha peal ilma tõstukit kasutamata ehitasime nullist siis 2 mootorist kokku uue mootori. Ma arvan, et meie ehitusprotsess hakkas kuskil kell 8 õhtul ja kell 3:30 öösel me jõudsime hotelli. Edasised plaanid järgmiseks aastaks. Auto tehniline pool ilmselt jääb samaks, et tuleb mootorile võib-olla mõningad uued tuuning-detailid siis mootori vastupidavuse parandamiseks. Kere läheb kindlasti ümbertegemisele ja koostöös Fiber Designiga teeme siis kindlasti ka autole uue tagaosa, uued küljetiivad. Arvatavasti tulevad ka uued kerged uksed, et auto kaalu võimalikult palju alla viia. Muus osas kõik toimis ja kestis, et nende asjadega probleemi ei olnudki, et üritame võimalikult vähe aega raisata auto ehitamisele. Võistluste osas plaani järgmine aasta kindlasti võtta Eesti Pro karikasarjast, Põhja-Euroopa karikasarjast, Baltimaade karikasarjast, võimalusel ka Drift Allstarsist ja Drift Mastersist, aga kõik siis lähtuvalt sellest, kuidas rahakott kannatab, et nagu teada, siis ei ole kõige odavam spordiala. Eelarved võistlustel käimiseks on küllaltki suured. Lõpetuseks siis sooviks tõsiselt südamest tänada kogu minu suurepärast tiimi, et kui ma ühtegi poodiumit küll see aasta ei võitnud, siis ma olen võitnud juba suurelt, et mul on olemas ümber sellised inimesed, kes on mind toedanud kõikvõimalikul moel. Sponsoritest tänaks siis Noortehnikut, Jakot, Retrofit Partsi, Altgruppi, Atoi Automotive'it, Chip.ee ja ka teisi väiksemaid toetajaid. Tänan ka kõiki fänne, kes on käinud mind võistlustel vaatamas ja kaasa elamas, kes on läbi meedia ja Facebooki mulle pöialt hoidnud, et tõesti suuremad tänud teile kõigile. Järgmisel aastal uuesti.